Alates väidetest, et Nolan Wells osales basseinipeol kuni teadeteni kaklusest selle noore jalgpalluri viimaste hetkede kohta, kes suri 4. juuli nädalavahetusel, on palju vastukäivaid jutte. Me arutame viimaseid arenguid ja seda, millele keskenduda koos pensionil detektiiviga. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Olgu, meil on nüüd uued üksikasjad 18-aastase Southwest Mississippi Community College'i jalgpalluri Nolan Wellsi traagilise surma kohta. Ocean Springsi keskkooli lõpetanud Nolan Wells kadus, kui ta oli koos sõpradega paadiga Horn Islandil. See asub otse Mississippi ranniku lähedal. See juhtus 4. juuli nädalavahetusel. Muide, see on saar, kuhu pääseb piiratud võimalustega. Sul peab olema paat. See on looduslik ala. Seal ei ole ärilist arendust. See ütleb nii mõndagi. See ütleb nii mõndagi uurimise ja selle kohta, mis siin võis juhtuda, aga me teame, kui traagiline see juhtum on. Me teeme, et Nolani surnukeha leiti esmaspäeval saarelt kaldale uhutuna. Tema perekond nõuab läbipaistvust. Nad nõuavad täielikku uurimist selle kohta, mis juhtus. Nad on palganud inimõiguste advokaadi Ben Crumpi. Nad on tellinud sõltumatu uurimise ja sõltumatu lahkamise. Tegelikult ütles Ben Crump eelmisel nädalal ABC News Live'ile, et Nolani surnukeha viiakse Washingtoni DC-sse sõltumatuks lahkamiseks. Muide, see järgneb Jacksoni maakonna kohtuarsti Bruce Lynn Jr. avaldusele, et lahkamist viib läbi osariigi kohtuarstibüroo, kuid tulemused on ootel, sest toksikoloogiliste testide tulemused võivad võtta mitu nädalat. Kuid võimude sõnul usutakse, et tegemist oli õnnetusega, et see oli uppumisjuhtum ning praegusel hetkel ei ole märke kuritegelikust tegevusest, kuigi uurimist jätkatakse. Kuid küsimusi on. Näiteks CNN-i andmetel ei naasnud Nolan sel päeval koos oma sõpradega kai juurde ja tema perekond ei mõistnud, miks ta neist eraldus. Ta pidi tagasi minema teise paadiga, kuid ei teinud seda. Nolanil ei olnud väidetavalt mobiiltelefoni kaasas. Sel päeval oli teateid väidetavast konfliktist. Šerifi sõnul võttis üks Nolani sõpradest 4. juuli ööl umbes kell 11 ühendust rannavalvega. Nolani ema helistas šerifi büroosse 5. juulile eelneval keskpäeval. Perekond on mures. Miks Nolan lihtsalt ilma sõpradeta jäi? Tema ema ütles GMA-le. Sellele me ei oska vastata. Ma ei suuda mõista, miks ta nii teeks. Tema isa ütles. Me oleme talle alati öelnud, et kui lähed koos grupiga, siis jääd selle grupi juurde. Tegelikult on šerif John Ledbetter varem viidanud, et Nolan võis jääda saarele selle asemel, et mandrile tagasi minna. Aga isegi Nolani sõber Javon Williams ütles CNN-ile, tsiteerin, ma pole kunagi teadnud, et Nolan jääks maha, kui tema sõbrad lahkuvad. Ta on alati olnud selline mees, et kui ta tuli sinuga, siis tuleb ta ka sinuga tagasi. Ta on alati olnud selline, iga kord. On veel see. Nolani ema ütles GMA-le, et nad jälgisid Nolani telefoni Life 360 rakenduse abil ja said teada, et tema telefon oli tema sõpradega. Ja ta väidab, et on võimalik, et mõned sõnumid ja teated kustutati. Nii et palju toimub ja samal ajal on meil uusi arenguid. On mõningaid edasi-tagasi arutelusid, millest peame rääkima. Ilmselt ringleb internetis video, mis näitab väidetavalt sellel päeval toimunud vaidlust. Ja mõned usuvad, et see puudutab Nolani. Seda arutas Ben Crump eelmisel nädalal pressikonverentsil kui üht selle juhtumi vastuoludest või konfliktidest. Ja siis see fakt, et praegu on neil olemas video käimas olevast vaidlusest. Ja tead, tänu jumalale, et kõigil noortel on mobiiltelefonid. Ja iga kord, kui nad kuulevad, et keegi tõstab häält, hakkavad nad filmima. Ja nii kuuletegi videost, kuidas Nolan ütleb, anna mulle mu kuradi telefon. Mida sa kuradid teed? Ja see muutub veelgi olulisemaks, kui mõelda sellele loole, mida nad räägivad, et Nolan otsustas ise maha jääda. Seda nad väidavadki. Need silmatorkavad vastuolud lihtsalt hüppavad sulle näkku. Tõsiasi, et ta on seal koos oma sõpradega ja sa vaatad kõiki neid videoid. Tundub, et ta on ainus mustanahaline saarel või võib-olla on veel üks, aga neid pole palju. Ja nii, Jared on üks koht, kus noor naine, kellega ta rääkis, ütleb seda. Nolan ütles, et ta läheb tagasi poistega paadile.
poisid ütlevad, et Nolan ütles neile, et ta jääb ja räägib noore naisega. see on vastuolu. Nad ei ütle sama asja. üks neist räägib tõtt. üks neist ei räägi tõtt. Okei, kiirelt ma pean seda ütlema. Vaata, ärijuhtimine on niigi raske. Miks sa teeksid selle veel raskemaks, kui teed asju käsitsi või kasutad 10 rakendusi, mis omavahel ei suhtle, eks? Siin tulebki mängu meie sponsor Odoo. Odoo on kõik ühes ärijuhtimise platvorm, millel on täielik komplekt integreeritud rakendusi, mis ühendavad sujuvalt kõik sinu tegevused, alates müügist ja raamatupidamisest kuni tootmise ja isegi tarneteni. Odoo suudab automaatselt luua professionaalse ja stiilse välimusega müügitellimusi, arveid ja tarnijate arveid ning see saab automaatselt määrata müügimeeskonnad ja saata e-posti teavitusi igas müügietapis. Nad saavad isegi kasutada tehisintellekti, et koostada aruandeid, mis aitavad sinu otsuste tegemisel. Tootmise jaoks saavad nende rakendused sünkroonida laoseisu reaalajas tootmise ja ostu värskendustega, nii et sul ei saa kunagi kaup otsa. Ja kui on aeg raamatupidamiseks, siis ka see on täielikult automatiseeritud. Odoo saab koostada arveid, jälgida kulusid ja isegi kokku võtta andmeid tehisintellekti abil, säästes sulle sadu tunde. Kas tead, mis kõige parem on? Sa saad valida oma rakendused ja isegi luua kohandatud töövooge, nii et kõik on täielikult sinu ettevõtte vajadustele kohandatud. Vaata, vii oma ettevõtte järgmisele tasemele, konsulteerides juba täna tasuta Odoo eksperdiga aadressil odoo.com, odoo.com, sidecar. Asi on selles. ABC Newsi andmetel, hoolimata sellest, et Ben Crump väitis eelmisel nädalal, et Wells palus oma telefoni tagasi ja et ta oli osa sellest vaidlusest. Nolani väidetav hea sõber Tracy ja Shepard väidab, et see ei vasta tõele, et Nolani kaasamisel ei olnud mingit tüli. Ta väitis isegi, et Nolan polegi videos. Tsitaat, see olen mina, kes karjub. Selles videos ei räägitud telefonist. Nolan polnud saarel. Ja Shepard ütles, et see oli kaklus võõraga. Shepard ütles, et Nolan jäi maha pärast seda, kui paat pidi elektririke tõttu kaldale tagasi pöörduma ning et Nolan oli kohtunud ühe tüdrukuga. Seda oleme varemgi kuulnud, et ta kohtus tüdrukuga, kui ta maha jäi. Ja Shepard väitis, et Nolan tuleb tagasi teise sõbra paadiga. Ta lükkas ümber ka selle väite, et Nolan oli 5. juuli varahommikul basseiniveol. Levis ka üks foto, mis oli ringluses. Teisisõnu, idee oli siis see, et Nolan lahkus paadilt, jõudis mandrile, läks sellele peole ja lõpuks suri. Nüüd jagas Ben Crump isegi väidetavalt taas fotot, millel inimesed uskusid olevat Nolan sellel basseinipeol. TMZ and Metal postitas Crump selle foto väidetavalt sotsiaalmeediasse pealkirjaga. Nüüd kuulake, ma ei tea, kas need on faktid või kuulujutud, sest ametlikke avaldusi pole kinnitatud. Mõnikord peame järgima kõiki vihjeid, kuni tõde selgub. Kuid Shepard lükkas selle taas ümber, öeldes, et see foto oli tegelikult tehtud 27. juunil Past Christianis, Mississippis peol. Seega mitte sellel kõne all oleval nädalavahetusel, aga Nolani telefon, eks. Nolani telefoni kohta on palju küsimusi. Nii et kuigi advokaat Ben Crump ütles GMA-le, et on kahtlane, et Nolanil polnud telefoni kaasas ja et see oli tema sõprade või sõbra käes, ütleb Shepard, et vaadake, pole sugugi ebatavaline, et inimesed jätavad oma telefonid paatidesse. Shepardi onu, kes väidetavalt juhtis sel päeval üht paati, kinnitas seda samuti. Shepard ütles, kõik meie sõbrad on seal väljas, kellega me suhtleme ja me oleme soolases vees, me ei ole magevees. Kui Nolan veteleks, panid oma telefoni paadi armatuurlauale koos ilmselt veel 15 telefoniga. Muide, Jacksoni maakonna šerif John Ledbetter ütles ABC Newsile, et Ben Crump pole veel tema uurijatele Wellsi telefoni üle andnud. See on selle saate eetris oleku ajal kõige värskem teave. Ma ei tea, kas see on muutunud. Eks näis. Kuid ABC Newsi andmetel väidab Shepard, et uurijad on temaga ja tema sõpradega rääkinud. Ta rõhutas, et neil on mitmekesine sõpruskond. Ta lükkab tagasi väite, et Rassil oleks mingit pistmist sellega, mis juhtus Nolan Wellsiga. Ta märkis, et tema ja tema sõpruskond on pärast Nolani leidmist saanud tapmisähvardusi ning ta soovis sõna võtta, et hajutada kõik valed või kuulujutud, rõhutades, et ei tema ega tema sõpruskond pole Nolani surmaga kuidagi seotud. Ta kordas, et lükkab tagasi idee, nagu oleks Rassil selles mingit rolli, öeldes, tsitaat, nad üritavad luua narratiivi, mida tegelikult pole olemas. Tal ei ole õigus. Ma saan aru, et Nolani vanemad leinavad ja ma tõesti arvan, et ta on sellest natuke kasu leiganud. Ja mulle see ei meeldi. Tõesti ei meeldi, sest nad on haavatavad.
ja Shepard palus kõigil lihtsalt rahuneda ja lasta kõigil Nolani kaotust leinata ning meenutada teda kui toredat inimest, kes ta oli, mitte karta teda selle trauma tõttu, mida me oleme kogenud. Kui Ben Crump teeb oma uurimist, siis las ta teeb seda. Ja siis las šerifi büroo lõpetab oma uurimise ja selgitab faktid välja oma poolt. Las me kõik lihtsalt saame teada tõe, selle asemel, et teha kohe 2 erinevat järeldust asjade kohta. Me ei teinud siin midagi valesti ja me ei saa aru, miks meile nii palju viha osaks saab. Me kõik hoolisime ja armastasime Nolanit ning keegi ei tahtnud näha, et Nolan sureb. Keegi ei tahtnud näha, et tema elu nii vara lõppeks. Ma tean lihtsalt, et kaotasin oma parima sõbra. Wells oli lihtsalt keegi, kellega tundsid end kohe väga mugavalt rääkides. Keegi meie sõpruskonnast ei teeks Nolanile kunagi haiget. Me oleksime tema eest valmis surema. Me teeksime selle kuti heaks kõik, mis meie võimuses. Kui tal oleks midagi vaja, me teeksime selle ära. Nolan tõi meid kõiki kokku. Ja Shepard ütles eraldi intervjuus ajakirjale Rolling Stone, mis avaldati pühapäeval, tsitaat. Ma olen väsinud spekulatsioonidest sellest, et ma ei saa rääkida. On aeg, et keegi hakkaks rääkima. Mul ei ole valus ainult Nolani pärast. Mul on ka valus, sest kui ma helistan oma sõpradele, siis on nende hääles kuulda, et nad kardavad, mida need inimesed nendega teevad. See on läinud täiesti liiga kaugele. Tagasi Jacksoni maakonna šerifi John Ledbetteri juurde. Ta ütles sel nädalal, tsiteerin. Nolani Wellsi perekond väärib põhjalikku ja faktilist uurimist ning just seda nad ka saavad. Ma arvan, et on oluline, et me ei seaks endale ajakava ega kiirustaks, kuid samuti on tähtis olla hoolikas kõigi faktide kogumisel. Ja ta on julgustanud avalikkust jagama igasugust teavet, töötlemata fotosid ja videoid sellest nädalavahetusest. Lisades isegi kui sa arvad, et see võib tunduda tühisena, aitab iga pisimgi detail. See võib sellele juhtumile olla suurem panus, kui sa arvad. Seda ütles ta ABC Newsile. Ma pean nüüd sellest rääkima. Olgu, las ma kutsun sisse Matt Irvine'i, pensionil detektiivi ja õiguskaitseõpetaja. Mul on alati hea meel, kui Matt siin on. Mul oli tõesti hea meel, et sa tuled sellest rääkima. Me pole sellest veel rääkinud. Tegelikult vahetult enne, kui alustasime, vahetult enne, kui salvestama hakkasime, rääkisime sinuga sellest, mida šerif Ledbetter ütles, et selle uurimisega ei tohi kiirustada. Ja sa hakkasid juba rääkima. Ma mõtlesin, oota, hoia see kaamera jaoks. Miks sa nii arvad? Alustame sellest. Miks sa arvad, et on nii oluline, et šerif ütleks avalikult, et me ei taha kiirustada? Aga samal ajal mõistes, et perekond, avalikkus, kõik tahavad vastuseid. Kõigepealt aitäh sulle, Jesse, et lubasid mul tulla ja seda juhtumit sinuga arutada selles tõeliselt traagilises olukorras. Ma arvan, et šerifi avaldus on täiesti asjakohane, see on tasakaalukas, see vastab sellele, kuidas uurimised tavaliselt kulgevad, need võtavad aega. Ma arvan, et osa selle juhtumi probleemist, ja me rääkisime sellest mõned kuud tagasi David Burke'i juhtumi puhul, on see, et inimesed on harjunud arvama, et uurimised toimuvad väga kiiresti, sest nad näevad seda televisioonis ja filmides. Teate küll, CSI tulemused tulevad kohe tagasi, aga tegelikult see nii ei ole. Nii et toksikoloogia, CSI, kohtuekspertiis, lahkamised, uurimised võivad võtta nädalaid, kuid mõnikord isegi aastaid. Ja see ei ole see, mida inimesed on harjunud nägema. Ja teate, perede jaoks, kes on kaotanud lähedase, tundub iga viivitus vale. Ja saadettu arvan, et on väga oluline, et šerif astub välja ja püüab ootusi juhtida. Eriti seetõttu, et kahjuks arvan, et šerifi büroo varajane avaldus, midagi sellist nagu me ei näe siin kuriteole viitavaid asjaolusid, me ei kahtlusta kuritegelikku sekkumist, see on ennatlik avaldus. Ja ma arvan, et see kahjuks jättis mõnele inimesele mulje, et nad kiirustasid otsusega. Nii et... Miks sa arvad, et nad seda ütlesid? Miks sa arvad, kas polnud midagi, mis oleks väliselt viidanud kuritegelikule sekkumisele? Ja ma mõtlen, kas nad ütlesid seda selleks, et püüda rahustada inimeste emotsioone. Aga kas oli midagi väliselt nähtavat, mille põhjal nad said kohe järeldada, et tegu polnud kuritegeliku sekkumisega? Ma mõtlen, miks nad sellise avalduse tegid, kui nad tõenäoliselt midagi nägid? No sul on täiesti õigus ja ma arvan, et see on lihtsalt sõnastuse küsimus. Kui nad oleksid öelnud, et me ei näe ilmseid kuriteole viitavaid märke, kuid me viime läbi põhjaliku uurimise, siis oleks inimesed selle avalduse paremini vastu võtnud. Ma arvan, et see, kuidas see oli, ma mõtlen... Nad ütlesid küll, et nad uurivad endiselt. Nad ütlesid seda. Nad ütlesid, et kuriteole viitavaid asjaolusid pole, aga me uurime siiski edasi. Õige. Ja ma arvan, et see tähendab tegelikult seda, et midagi ilmset pole. Pole midagi, mis selgelt viitaks kuritegelikule sekkumisele. Ma arvan, et kahjuks inimesed tõlgendasid seda nii, nagu oleksid nad juba enneaegselt mingile järeldusele jõudnud. Mida sa neist erinevatest narratiividest arvad, eks? Näiteks Ben Crumpi poolt tõstatatud küsimused. Ja siis on sul see sõber, kes välja astus, Nolan Wellsi sõber, kes tuli välja ja ütles.
see info, et toimus kaklus, see mõte, et ta oli basseini peol, see on valest päevast. Kui näed neid vastuolulisi ütlusi, peaaegu vastuolulisi ütlusi, eks, mida sa sellest arvad? No siin tundub toimuva paar asja. Esiteks on selle juhtumi puhul olnud palju spekulatsioone ja palju valeinfot. Tundub, et selle põhjal, mida me kuuleme, see pilt basseini peolt, kuigi see ilmus alles 4. juuli nädalavahetusel, tehti tegelikult umbes nädal varem. Selle salvestise puhul on küsimus, kes kellega vaidleb telefoni tagasitahtmise pärast. Sõber ütles, et see on tema, mitte Nolan Wells. Nii et seal on lihtsalt palju spekulatsioone ja valeinfot ja siis tead nende inimeste ütluste kohta saarel peaksid sa tõesti põhjalikumalt uurima, et täpselt teada saada, mida nad ütlesid. Tundub, et sõbrad ütlesid õiguskaitseorganitele, et Nolan Wells tahtis maha jääda, et rääkida ühe noore naisega. Tundub, et noor naine ütles, et ta jättis ta maha, et minna tagasi paadile koos oma sõpradega. See ei ole tingimata vastuoluline väide, eks? Mõlemad asjad võivad olla tõesed. Kui ta tegelikult ei näinud teda paadile minemas, ei tähenda see tingimata, et ta jõudis sinna tagasi ja midagi võis vahepeal juhtuda. Seega peaksid sa tõesti vaatama täpselt neid sõnu, mida inimesed kasutasid kirjeldades, mis nende arvates juhtus. Ja sellise juhtumi puhul ei ole sugugi ebatavaline, et erinevatel inimestel on erinevad vaatenurgad ja need võivad näida omavahel vastuolus olevat. Pead ette kujutama, et kui see sõber, härra Shepard, tuleb välja ja teeb need avaldused, siis on neid ja pea meeles, ta ütles, et saab tapmisähvardusi, eks. Jah, tema ja tema sõbrad saavad tapmisähvardusi. Pead ette kujutama, et inimesed mõtlevad, kas ta räägib tõtt, kas ta on usaldusväärne. Ma pean ette kujutama, et õiguskaitseorganid on tema lugu kinnitanud või on temaga rääkinud ja teda uurinud. Ja ma ei usu, et ta oleks avalikkuse ette tulnud ja andnud neid mitmeid intervjuusid, kui ta ei tunneks, et räägib tõtt, kui tal poleks selle kinnituseks tõendeid. Ma mõtlen, et muidu jääksid paljud inimesed lihtsalt vait. Ma leian, et on huvitav, et ta on andnud intervjuusid GMA-le ja Rolling Stone'ile ning on püüdnud ümber lükata seda, mida ta nimetab valeinfoks ja oma nime puhtaks pesta. Ja ilmselgelt räägib ta neist ähvardustest, mida ta on saanud. Aga ma arvan, et see on märkimisväärne, eks ma mõtlen, kui palju see tema usaldusväärsust mõjutab. Ma arvan, et see ütleb tema usaldusväärsuse ja kavatsuste kohta palju, et ta oli valmis end avalikkuse ette tooma. Alguses ei mainitud teda üheski avalikus avalduses nimepidi, nii et ta otsustab ise oma nime avalikustada ja võtab võimaliku riski sattuda samasuguste ähvarduste alla, mida mõned teised noored on saanud. On väga oluline, et kõiki, kes sellel saarekülastusel osalesid, küsitletaks. Et neid küsitletakse eraldi ning et politsei oleks piisavalt kidakeelne selle suhtes, mida nad erinevatelt inimestelt kuulevad. Sest kui tõepoolest juhtus midagi pahatahtlikku, siis ei taha sa anda inimestele võimalust oma ütlusi omavahel kooskõlastada. Ja kui tegemist on süütu olukorraga, siis ei taha sa jagada infot selle kohta, mida teised räägivad. Sest inimestel on loomulik kalduvus oma ütlusi mõjutada, kui nad kuulevad, mida teised on öelnud. Ja mõnikord kohandavad nad oma ütlusi ja mälestusi nii, et need sobiksid olemasoleva narratiiviga. Mitte pahatahtlikkusest, vaid lihtsalt sellepärast, et nii mälu töötabki. Sa pead ette kujutama, et politsei vaatab seda vaidluse videot, eks? Ma mõtlen, mida sa arvad, mida nad selle videoga teevad? Ma kujutan ette, et nad vaatavad seda väga hoolikalt. Ma arvan, et nad teevad kõik, mis võimalik nii visuaalselt kui ka heli poolest, et seda parandada ja kindlaks teha, kes räägib. Ja ma arvan, et see on vaid väga väike osa elektroonilisest tõendist, mida nad selles juhtumis uurivad. Ma mõtlen, kui sul on kamp noori, kes lähevad saarele reisile, siis ma kujutan ette, et kõigil on telefoni, kõik salvestavad ja laadivad asju sotsiaalmeediasse ülesse. Ja saigi, kui härra Wellsi sotsiaalmeediakonto oli vähemalt osa sellest ajast ilmselt vaikne, on osa sellest suhtlusest kindlasti teiste inimeste poolt jäädvustatud. See on lihtsalt viis, kuidas noored suhtlevad. Kõik pannakse internetti üles. Oled ka seda telefoni ümberkäivat vaidlust näinud, eks? Kuidas tal siis ei saanud telefon kaasas olla? Miks ta oleks oma telefoni maha jätnud? Aga sa kuulsid, kuidas Shepard ja Shepardi onu põhimõtteliselt ütlesid, et pole haruldane, kui inimesed jätavad paadile minnes oma telefoni maha. Mida sa sellest arvad? See on loogiline. Ma mõtlen, sul on õigus. Tavaliselt on noortel telefonid kogu aeg kaasas ja sees, aga ma arvan, et vette minnes tehakse erand. Sa ei lähe ju vette nii, et telefon on taskus. Nii et mõte, et ta jätaks selle kellegi juurde või paati, kui ta kavatseb märjaks saada, on igati loogiline. Pean ütlema, et inimesed vaatavad seda ja ütlevad, et siin on kummalisi aspekte. Isegi tema pere ütleb, et ta teab paremini kui lihtsalt maha jääda, eks, et mitte koos sõpradega tagasi minna. Tema pere on öelnud, et tal polnud telefoni kaasas.
Võib-olla kustutati sõnumeid. Milliseid võimalikke ohumärke sina siin näed? Kas sulle tundub ebatavaline, et pere soovib, et sõltumatud õigusnõustajad seda uuriksid? Kas on selles midagi sellist, kus sa ütled, et tead, see ei pruugi olla nii lihtne ja ma tean, et sa ei ole uurimisega seotud, aga seni avaldatud info põhjal, milliseid küsimusi sul tekiks? Mis tekitab sinus kõhklusi või kahtlusi, kui üldse midagi? Noh, see, et oli mingiks ajaks ilma telefonita, on muret tekitav. Jällegi, see ei ole tingimata tõend, et midagi pahatahtlikku juhtus, aga see on õigustatud küsimus. Miks tal polnud telefoni kaasas? Miks ta ei postitanud midagi sotsiaalmeediasse? Miks on need vastuolulised väited selle kohta, kuidas ja kellega ta kavatses saarelt lahkuda? Need kõik on õigustatud küsimused. Ma arvan, et on ka õiglane öelda, et paljud inimesed ei usalda politseid. Ja ma arvan, et paljudele värvilistele inimestele, eriti lõunaosariikides, ei ole see põhjendamatu mure. Ajalooliselt ei ole minu endine amet alati käitunud viisil, mis oleks väärt kõigi nende kogukondade usaldust, keda me peaksime teenima ja kaitsma. Nii et mõte, et vanemad oleksid kahtlustavad või mures sellepärast, et kohalikud võimud ei pruugi oma tööd hästi teha, on minu arvates õiglane. Ja ma ei heida mingit varju Jacksoni maakonna šerifi büroo peale. Ma ütlen lihtsalt, et see on täiesti loomulik, inimlik tunne. Ja jaas, igaühe jaoks, kes on kaotanud lähedase, tahad sa vastuseid. Ja kõik peale kiiresti saadud täieliku selguse tundub lihtsalt vale. USA Today andmetel, et seda teemat laiendada, ütles Crump, et perekond viib läbi oma enda uurimist, kuna neil on, tsiteerin, usaldamatus Mississippi õiguskaitseametnike suhtes. Crump ütles, et noor naine väidab, et ta läks ja tuli poistega paati tagasi. Poisid ütlevad, et ei. Tema ütles, et jääb temaga. See on vastuolu. Ja et sa saad aru, miks nad viivad läbi oma sõltumatut uurimist ja oma sõltumatut lahangut. Kuidas see mõjutab ametlikku uurimist? Kuidas mõjutab paralleelne perekonna poolt advokaadi kaudu läbi viidud sõltumatu uurimine koos sõltumatu lahanguga ametlikku uurimist? See on väga hea küsimus ja see sõltub tõesti sõltumatu uurimisega seotud isikute aususest ja kvaliteedist. Ma mõtlen, Benjamin Crump on väga silmapaistev ja tuntud kodanikuõiguste advokaat. Ma kujutan ette, et tema ja perekond on palganud kõrgeima tasemega inimesi teise lahkamise ja täiendavate uurimiste läbiviimiseks. Nii et loodetavasti on see midagi, mis toob mõlemas uurimise aspektis esile parima ja viib tõe väljaselgitamise sammu võrra edasi. Pole ebatavaline, et juhtumi puhul tehakse rohkem kui üks lahkamine ja pole ka ebatavaline, et meditsiinieksperdid omavahel ei nõustu. Ja veelgi enam, poleks sugugi haruldane, kui teadlased või teised tunnustatud spetsialistid ei oleks ühel meelel selles, kuidas juhtumi fakte tõlgendada. Krum ütles, et perekond palkab need eksperdid, et teha kindlaks, kas Nolani telefonist oli tegelikult midagi kustutatud ja küsis taas, miks ta siis ikkagi ilma telefonita saarele jäi. Mis eksperdid need on? Mis teave see on? Ma kujutan ette, et ka õiguskaitseorganid uurivad seda. Kuigi, nagu me teatasime, vähemalt selle saate eetrisse andmise ajal ei paista, et Crump oleks telefoni õiguskaitseorganitele üle andnud. Kui see on tõsi, siis see on minu jaoks huvitav, eks? Ja mind huvitab ka, kuidas te tegelikult telefoni analüüsite. On olemas eksperdid ja programmid, mis on loodud mobiiltelefonidest andmete väljavõtmiseks. On olemas mõned programmid, mida kasutatakse andmete taastamiseks, sealhulgas ka nende andmete, mida inimesed arvavad olevat kustutatud. Nii et mobiiltelefonis saab väga palju infot kätte. Osa sellest sõltub telefonist endast, sellest, kuidas andmeid salvestatakse ja sinu tehtud valikutest. Näiteks sellise rakenduse puhul nagu Snapchat, kas andmed säilitatakse või kustutatakse. Aga on olemas inimesi, kes tegelevad ainult mobiiltelefonide kohtuekspertiisiga ja elektroonikaseadmete kohtuekspertiisiga. Ning nad on selles väga osavad ja suudavad taastada asju, mida inimesed arvavad end olevat kustutanud. Lisaks sellele, mis seadmes endas on, võib lisainfot olla ka sotsiaalmeediaettevõtete ja telekommunikatsiooniteenuste pakkujate serverites. Nii et seal on palju infot, mida saab koguda nii härra Welsi telefonis kui ka teiste inimeste seadmetest, kes tol ajal saarel viibisid. Nüüd, ma mainisin, et perekond korraldab selle kohtupatoloogi Washingtonis DC-s, et viia läbi teine eraviisiline, sõltumatu kohtumeditsiiniline lahkamine. Crump lisas, kui ta upub, siis keegi ei näe teda uppumas, keegi ei paku abi, keegi ei ürita aidata. Ma arvasin, et see oli ka huvitav kommentaariks. Ma mõtlen, see on oluline punkt, see on hea tähelepanek. Kuidas ta lihtsalt upub ja keegi ei näe teda?
härra Crump esitab väga õigustatud küsimusi ilmsete vastuolude kohta erinevates seletustes selle kohta, miks härra Wells eraldati oma telefonist. Ja see uppumise küsimus on huvitav, eriti kuna härra Wells oli väidetavalt väga tugev ujuja. Aga uppumine ei näe alati välja nagu see meeleheitlik rabelemine, millega me võib-olla oleme harjunud, tead küll, meediast. Uppumine on tihti vaikne. See ei pruugi üldse välja näha, nagu keegi oleks hädas. Isegi väga tugev ujuja võib jääda alla hoovustele ja vees olevatele asjadele, mis võivad tema ujumisvõimet takistada. Üks asi, mida Crump samuti mainis või küsis, oli see, millal Nolani keha leiti, eks? New York Posti andmetel ütles Crump, et tema keha oleks pidanud seal olema juba 5. juulil. Miks see ilmus alles 6. juulil? Kui ta jäi saarele, siis seal olid paadid. Seal olid inimesed. See lihtsalt ei klapi kokku. Mis sa arvad? Jällegi, härra Crump tõstatab õigustatud küsimusi, kuid iga küsimuse kohta on nii süütuid kui ka pahatahtlikumaid vastuseid. Kui keegi uppub, pole haruldane, et tema keha jääb merre või veekogusse päevadeks või isegi kauemaks, enne kui see leitakse. Sõltuvad hoovustest ja sellest, kus uppumine toimub. Sheriff oli palunud ja palub siiani avalikkuse abi, eks? Ta palub eriti originaalseid töötlemata fotosid ja videoid, mis on tehtud Horn Islandi loodenurgas. 4. juulil 2026, eriti neid, mis kujutavad väidetavaid kaklusi või sisaldavad pilte Nolan Wellsist või arvatakse, et need sisaldavad teda. See on tegelikult tsitaat. Originaalmaterjal sisaldab sageli olulisi detaile, mis võivad olla käimasoleva uurimise jaoks hädavajalikud. Ja vaadake, sheriff on julgustanud kõiki, isegi kui te arvate, et see on väike asi, isegi kui tundub tühine, andke see ikkagi üle, sest ei pruugi teada selle väärtust. Nii et miks sheriff seda ikkagi tahab? Mida nad selle infoga peale hakkavad? Kuidas nad seda analüüsivad? Kuidas nad seda töötlevad? Kuidas see sobitub kogu uurimisse? See on šerifi büroo poolt väga õigustatud palve ja tõenäoliselt võtab neil päris kaua aega, et kõik võimalikud elektroonilised tõendid selles juhtumis läbi vaadata. Ma eeldan, et sellel saarel oli peale Nolan Wellsi ja tema sõprade veel palju inimesi, kes võisid mingit osa mingist sündmusest jäädvustada. Ja kui nad hakkavad läbi vaatama terve päeva jagu salvestisi mitmelt inimeselt. Ja ilmselt paljudel juhtudel peavad nad asju aeglustama, pihti parandama, et aru saada, mida nad tegelikult vaatavad. See on midagi, mis võtab aega, kuid antud juhul on see täiesti asendamatu teabeallikas. Matt, mida sa järgmisena jälgima hakkad? Teisisõnu, millal sa arvad, et me hakkame infot saama? Millal sa arvad, et me saame mingit uut infot, kas siis õiguskaitseorganitelt? Tead, ma mõtlen ka, kas on raske ennustada, millal me saame rohkem infot Ben Crumpi sõltumatust uurimisest. Ma mõtlen, kui nad saavad selle sõltumatu lahangu tulemused, kas nad jagavad neid kohe. Millele peaksime järgmisena tähelepanu pöörama? Ma eeldan, et telefonide ja muu elektroonilise meedia kohtuekspertiis võib võtta nädalaid, isegi kuid, sõltuvalt andmete hulgast. Ja see sõltub ka sellest, kui palju inimesi on saadaval kogu selle andmestiku läbivaatamiseks, et see võib iseenesest olla väga aeganõudev. Surnukeha lahkamine ise, vähemalt esialgne lahkamine, nii ametlik kui ka perekonna tellitud eralahkamine, peaks nüüdseks olema lõpetatud või kohe-kohe lõppemas. Aga on veel täiendavaid samme, näiteks toksikoloogiliste analüüside tegemine, mis võib võtta veel mitu nädalat, nii et see võtab veel aega. Ma arvan, et lisaks sõprade grupile, kes koos härra Wellsiga saarele läksid, võidakse tõenäoliselt tuvastada veel täiendavaid võimalikke tunnistajaid. Nende küsitlemised võivad võtta veel päevi ja nädalaid. Tõenäoliselt tehakse ka kordusülekuulamisi, sest kui nad saavad ühelt inimeselt infot, mis nõuab tagasiminemist ja juba räägitud inimesega täpsustamist või kinnitamist, nii et ma arvan, et me räägime tõenäoliselt nädalatest nii Jacksoni maakonna šerifi uurimise puhul, kui ka loodetavasti selle sõltumatu uurimise puhul, mida perekond ja härra Crump taotlevad. Ma loodan, et see ei võta palju rohkem aega. Sellise juhtumi puhul on raske see, et mõnikord, isegi kui kogu info on olemas, ei ole selget vastust. Näiteks, kui leitakse, et ta uppus, siis see on surma põhjus, aga see ei ole surma viis. Sa võid uppuda pogemata, sa võid uppuda enesetapu tõttu, sa võid uppuda tapmise tagajärjel. Nii et lõpuks võib meil olla kõik faktid olemas, aga ikkagi ei pruugi meil olla vastust, mis rahuldaks leinavat perekonda või teisi, kes on juhtunu pärast mures.
Sest kohtuekspertiisi tõendid ei pruugi olla nii selged, et näidata, kuidas keegi uppus, eks. ma mõtlen, kuidas saaks seda näidata, kui pole mingit nüri jõutraumat või mingeid tõendeid selle kohta, et teda hoiti vee all või lükati vette või midagi sellist. Oleks väga raske teada saada. Täpselt. Ja isegi kui tal on kehavigastusi, siis sõltumalt vigastustest võivad need olla põhjustatud kas teise inimese poolt või sellest, et keha on olnud tugevates vooludes. Matt Irvine, aitäh, et tulid. Nagu alati, aitäh, et andsid meile mõtteainet, kui me seda teemat kajastame ja jätkuvalt vastuseid ootame. Me lihtsalt loodame, et perekond saab need vastused. Nii et Matt, loomulikult. Aitäh, Jesse! Ja see ongi kõik, mida meil praegu teile siin Sidebaaris pakkuda on. Suur tänu, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida X'is või Instagramis või vaadata mu News Nationi saadet Jesse Weber Live, siis see on eetris esmaspäevast reedeni kell 11 õhtul idaaja järgi. Näeme järgmine kord kõik.